mina siin jälle triikimas. See mu, ma ei tea, salajane amet. Sest ma triigin nii palju. Mitte riideid, aga voodipesus ja mul on siuke tunne, et ma ainult triigin, kogu aeg triigin. Siis see need ettevõtlus ehk hakkasin ettevõtjaks, sain triikijaks või noh, ühesõnaga. Aga mul on nüüd uus triikraud ja ma olen väga rahul sellega, sellepärast et see on nagu wow, see on nagu iPhone, ma ütleks. Noh, et kui sul enne on mingi Samsung, siis nüüd sõida iPhone'is, see on nagu väga suur vahe. Aga mu eelmine, noh, ta ei andnud otseselt otsi, aga ta suri ära meid, sellepärast et ma ükskord kogemata vee asemel panin sinna sisse morssi ja siis meil oli hästi kiire, me olime ühele photoshootile minemas, mis on ainult sõltud meist, vaid see oli nagu lepitud kokku photoshoot ja siis ma triikisin seda voodipesu seal selle morsiga, kui ma ükskord sain aru, et mu triikraud annab välja nagu moosi, siis ma olin mingi, mis toimub. Ja siis ma sain aru, et või noh, mulle öeldi, et seal kannus ei olnud vesi, vaid seal oli nagu morss. Ja ühesõnaga kaos, aga ikka teeme me kõik viimasel minutil. Täna me lähen Portosse ja me ei ole suutnud 6 aja jooksul seda Sofa Services näidiseid nagu lõpuni ära viimistada seda asja. Nii et ja me peame täna need ruttu mingid asjad, mis tegemata on ära tegema. Aga nüüd me saime seda tehtud, nii et kes tahab mu univoodipesusid tulla katsuma ja vaatama, siis palun. Tulge Tabasalu keskuse Sofa Servicesse. Teeme sellesse, millal me lähme veel reisile? Me läheme praegu reisile. Kas tahtsid reisisaadet teha või? Jaa. Kas sa oled reisisaatejuht? Jaa. Davai. Hooga, mis meil pudeliga juhtus? Lekkima hakkas. Kui suure tõenäosusega võtad kodust katkise pudeli kaasa? Suurega. Aga tegelikult see on hea nipp võtta kaasa tühjad pudelid ja siis ära täita lennujaamad. Eks ole? Portugalis on ralli tuleb. Ralli on Portugalis. Kas jääd sõitu või? Jaa. Hea tööd. Hea tööd. Hea tööd. On siis nüüd siin Burger Kingis umbes 4 tundi aega veeta, et joome siin piiramatut karastusjooki ja siis lähme varsti lennule. Nüüd on see hea tunne, kus saab lihtsalt kergendatult hingata. Raske öö on selja taga. Miks on nii palju autosid on? Väsimust isegi ei ole nii hullult ja Porto tervitab meid mõnusalt, soojalt. Ei tegelikult tervitab Porto, me lähme kõrvallinna. 15 kraadi. No 15 kraadi, see on okei. Me lähme kõrvallinna, Jaa. nii et me ei käi tegelikult Portos. No tegelikult ei, me läheme Portosse ka. Me läheme. No ühesõnaga, miks me üldse tulime Portugali? On sellepärast, et me lähme siin igast kangamessidele ja tehastesse. Ja ronime. Ütleme nii, et see Porto kant on üldse, kuidas see oli? Tekstiili süda või? Ei, tekstiili tootmise, et see ongi siin kandis ongi see. No Guaymaresest on. Ühesõnaga, täna me ööbime Guimarese linnas Omega ja see on tekstiilisüda. Ja täna on meil Home Textile Fashion Week või? Jah, see me läheme Fashion Weekile. See kõlab päris lähedalt ja need nööbid jäävad oma pead vist. Porto pääle ronima. Ensu läheb raamatut aga. Petab ära küll, et olen täna seal Londoni lennujaama põrandal maganud. Kiire väike siuke touch-up, et emme ja issi saaksid minna siis nüüd sinna kangamessile. Mul on kops praegu nii koos, sest et see teekond sealt alt kuskilt siia üles oli korralik, aga
väga ilus. Siis et oled voodipesu boss või? Ma olen täpselt voodipesu boss. No nii, meie Home Fashion Week. Kes papsi kaasa võttis? See on võte 2, sest et eelmise video ma panin kinni, lihtsalt ei filminud. Pani pausi. Äkki nüüd läheb paremini. Ma vajutan, vaata videos. Läks tööle, et ära vajuta mitte midagi lihtsalt. Ühesõnaga, me käisime siis ära nüüd mingi 2-3 tundi, 4-5 või ma ei tea, mitu tundi Home Textile Fashion Weekil. Home Fashion Weekil. Home Textiles Fashion Week, Guimares. Home Fashion Week. Ei ole Textiles, Home Fashion Week. Ühesõnaga, Guimareses Fashion Weekil, aga lihtsalt meie valdkonnas, milleks on kodutekstiilid. Ja see oli üks väga äge üritus, nagu tõsiselt äge. Ise see toimub siis sellises boutique hotellis, kus on siis iga tuba disainitud siis vastavalt siis tootjale või noh, nagu iga hotellituba oli siis tootja poolt ära sisustatud tema toodetega. Mingi 50-60 tootjat umbes just. Väga Kõik palju. Portugali tootjad, kes Portugalis ise toimetavad. Portugalis puuvili kasvab, siis saab siin teha. Ja väga siuke teistsugune mõnusa vaibiga üritus. Tasuta süüa sai, väga head söök või no lõunal või nagu soolane oli nagu noh, okei. Aga see magus. Kõige paremad magustoidud, mida ma kunagi vist söönud olen. Kas sulle mitte on? No need kõik šokolaadiga ja siis toorjustu kohta. No, tead, kui sa peaksid ühe valima. Ma ei tea. Need on kõik väga head. Mega head. See kreem on väga. Oh my god, see oli best. See oli päriselt ka mingi kõige parem magustoit, mida ma söönud olen. Nagu kõige paremad koogid, ma ei tea nalja. Nagu tavaliselt on niimoodi, et üks kook on võib-olla nagu mingi valikust hea, aga siin olid kõik koogid väga head. Isegi need, mis veidrad välja nägid, olid väga head. Need olid väga head. Ja me pidime ühe lõuna skippima, sest et me jõudsime alles täna. Ehk siis me 2-päevase messi pidime poole päevaga ära tegema. Nii et oli väga efektiivne ja intensiivne. Ja täna õhtul on tegelikult veel ka õhtusöök mingi showga, aga sinna me ei jõua, sest me oleme piisavalt küpsed, nii et oleme parem. No meil on teised lapsed ka. Meil on lapsed ka, jah. Aga ühesõnaga me saime siit väga palju uut inspiratsiooni, uusi mõtteid, uusi kangaid, uusi tootjaid. Seda kõik on väga palju. Näitan oma visiitkaardid ette. Väga palju. Oleksin siis raha. Varsti on. Ühesõnaga see, no me olime väga õiges kohas, kus me pidime olema ja see kontseptsioon on mega lahe. Parim lause, mis meile öeldid, tahad ise seda lugu rääkida? Me võime tee peal, siis mul käsi võisi parem. Ühesõnaga, rääksime ühe Portugali päris... Mega lahe, no vaata, sõidavad kondid Mäkke. Saab Mäkke sõita. Ühesõnaga, üks päris suur Portugali tootja. Rääksime taga ja siis ta küsis, et kus me pärit oleme. Ütlesin, et Eestist. Siis ta läksid silmad suureks, ütles, et ma enne seda messi pidin kõik külalised, kes tulevad siia ostjad üle vaatama. Ja et kui ta meie lehe peale sattus, et see oli üks kõige ägedamaid voodipesu e-poodi, mida ta näinud on, et ta oli tõsiselt vaimustuses. Ja see Merilil tuli pisar silma ja see oli siuke hetk, mis motiveerib edasi tegema seda, mida sa teed. See tuli lihtsalt nii nagu out of nowhere, et sa ei oodanud, et nagu mingi Portugali tootja on mingi, et jaa, et teil oli nii lahe kodulehekülg, et põhimõtteliselt ta nagu juba, ma arvan, et ta mõte oli see, et tahaks oma asju, et me müüksime juba enda kodulehel, sest talle nii meeldis meie kodulehekülg. See on nagu mingi siukene... Ja no seda on enne ka öeldud, et lahe leht on, aga kui sul ikkagi selle industry, kes nagu selle sees on ja kes nagu vaatab. Näeb, on harjunud nägema neid veebilehtest palju. Ja, see oli väga tore. Okei, ühesõnaga, me nüüd lähme koju. Tšau!
Merile tuli üks asi veel meelde. See süsteem selle messil oli selline, et seal oli 2 korrust, hotellitube ja siis iga see pakkuja on nagu hotellitoas ja iga tootja, mis astud sinna tuppa sisse, vaatab, mis tal seal väljas on ja siis hakkad konkreetselt mingist asjast rääkima. Väga lahe nagu kontseptsioon, väga selline intiimne, muidugi ebaeestlaslik, et sa pead kohe rääkima inimestega hakkama, aga see on väga efektiivne. Ja kõik on sul väga lähedal, sest et need toad olid päris väiksed. Tavaline hotellituba või siuke nagu, ei pikk hotellituba. Aga... Ja siia nagu saada, see ei ole nii, et tuled kohale ja maksad 5 € ja käid ringi, vaid sa pidid kandideerima kõigepealt, et saada üldse seda kutset siia. Ja me olime VIP-d. Aga ei, tõesti, nagu ma olen täiesti vaimustatud praegu. Ma olen küll väga väsinud, sest et unetundid täna just ei ole väga palju ja see Londoni lennujaama põrand on siiani mu puusudes, aga see oli väärt seda pingutust ja kannatust. Seisis Olle Veidimaad eemal ja rääkis, mille kui tore ja kui hea koer. Nii, meil on siis tänane päevaplaan on tehaste ja showroomide külastused. Millal me teeme see videot? Praegu teemegi. No nii, Merten, kus me tulime? Tulime tootmisesse, kes teeb meie lemmikule Hästensile ka voodipesu, et vaatame, mis nad meile teha saavad. Ja siin on Mooni, see on kogu tiim, kogu tiim on siin. They are going to check if they have labs. Kõigepealt me käisime ühes tehases või tootmises, mis toodab siis, kus oligi nagu kanga järeltöötlus ja värvimine, mitte siis ei koota kangast, aga nagu pigem see järeltöötluse pool. Ja seal toodetakse ka näiteks Hästensile kangast. Nüüd me lähme... No neil on oma nagu kanga tootmise tehas ka, lihtsalt see on veidi eemal, et nad ikkagi nagu koovad ka, jah. Ühesõnaga, kus me käisime. Ja lapsed olid meil kaasas sel korral. Mängisid mängukesi, mul on siuke imekotikene, kuhu mahub palju asju. Minimängud, mähkmed, piimapudelid, kõik mahub siia ära. Tavaline kotikene. Aga nüüd me lähme järgmisesse viimametsa. Nüüd me lähme järgmisesse showroomi tootmisesse, täpselt veel ei tea kuhu. Aga eile seal messil siis saime kontakti. Ja need on kõik siin väiksed linnakesed, külaksed on mägede otsas, orgudes siin üksteise kõrval 15 kilomeetriste vahemaadega, ehk siis siin on väga palju nagu tootmisi ja väljast võib-olla need ei näegi üldse välja nagu selleks tootmine. Aga tegelikult seest on räme ilus. Väljast oli kole, aga seest on ilus. Jah, seest oli väga ilus see tõesti. Hiigel uksed. Kõigi 2,5 meetrised või 3 asjad. Pigem nagu 4-5 meetrid. Jah, see oli väga ilus uks tõesti. Tšukke võiks katuski olla. Veetsis oli ka siuksed nagu sama, nagu kõik liikusid ka samas stiilis, et nagu keerasid. Jublakaga nagu see mingi nahast vaata sellega tuli tõmmatud üle. Ja siin on ilus vaade praegu. Käisime ühe järgmise voodipesutootja juures külas, nende showroomis. Arutasime, mida nemad teevad, mida meie teeme, mida me koos saaks teha. Jah. Mis Ugo selle kohta tahtis öelda? Seal sai kommi ja seal oli suht palav oli seal. Ja see on meie viimane koht nüüd ja siis lähme koju. Jah, me tulime uude. Uus factory. Ja jah, ma ei oskagi ka midagi öelda. If you have them, the pictures you can send. Yeah, I can send to you. Yeah, and we can... You don't like. Probably don't like.
punane. Ja siit on täitsa punane. Mis põnevat näite? Kõike masinaid. Seal tehti niiti, nii nagu, et see oli nagu niimoodi, et nagu nöörid. Nagu seal oli nagu nöörid, siis see nagu tegi nagu niiti ja siis vaipasid 2 tükki. See on nagu seda teisi pooleks. Vaata enne. Ja see on siuksed niidid. Ja siis see läheb varsti nagu nendest tehtakse. Siis läheb siuksed niidid ja siis läheb vaip. Kangas. Ja siis saab kangas vaipa teha. Ja, või voodipesu. Siin töödeldi nagu niimoodi. Ja oleme tulnud taas ühe tootja juurde, tema showroomi. Vaatama, mida siin pakutakse, kuidas pakutakse, mis on miinimumkogused. See on väga huvitav kinnitus. Tulime ühele messile veel, millest ükski teine kanga tootja, need juures me käisime, partnerid ei teadnud mitte midagi, et see üldse toimub. Ja täitsa arusaadav ka, et nad ei teadnud, sest et siin ei olnudki meie valdkonda midagi, vaid siin sai riideid toota või siis niiti osta, aga niiti meil ei ole vaja. Nii et tuleb tõdeda, et hea meel on, et me sattusime selle teisele messile, sest alguses me mõtlesime, tuleme ainult siia või kui me planeerisime nagu oma reisi, et kas me tuleme 8 nädalaks või 9 nädalaks ja ütleme nii, et väga hea, et me ainult siia ei tulnud. Ja pool aastat Pärnitsusse kliimaga. Kas me võime? no nii, Teine minna. tulime matkama. Joo. Meid ootab ees 400 trepiastet. 100 kõnnitud umbes. Arvad vähem. Ei, see on seal mingi 50 juba. Ja kuumust on ka korralikult. Aga me ei jõudnud varem rajale. Ei oskagi midagi rääkida. Tahad rääkida? No, Siin on 400 trepiastet kokku. Matk on kokku 8 üles, 8 all, nii et 16 kilomeetrit kokku. aga me nii palju ei tee. Me teeme 2 ja 2. Nii palju kui jaksa. Jah. Me lähme veel ujuma täna basseini. Ja siia jõkke ka vist. Ei tea. Siin on uus ehitatud. Uued trepid. Astmed. Ehitatud. Kauer. Silla me jätame täna tegemata, sest et see oli liiga kallis. Meile tundus 10 euri sillal käimisest ja adrenaliinipurske eest mõtet maksta. Ja see on päris hirmus ka, kui aus olla. Me oleme Merteniga Norras käinud siuksel sillal. Nii et jah. Ja me jalutame. Kitse kakka igal pool on, aga kitse mina ei näe. Aga härrad leidsid mu kitse. On midagi peale ronida. Kus me tulnud oleme? Ma ei tea kus. Portas oleme. Ja me lähme praegu kaamera muuseumisse. Portas on hästi palju väikseid poekesi on. Ja mis? Siin on väga tore. Siin on... Räägi kõva häälega. Siin on väga ilusad sillad, kõikidel majadel on ilusad plaadid. Põhimõtteliselt kõik majad on plaadist ehitatud. Mina ütlesin seda juba. Väga hea, öeldi mitu korda. Siis siin on igal pool poed ja kõik kohad. Üritan taha.